Lugupeetud seltsivennad, alustame selle semestri esimest kõnekoosolekut. Täna vabariigi 96. aastapäeval on paslik rääkida meie lipust, sest selle semestril on tõenäoliselt tulemas otsused, mida me peame silmas pidama tulevikus meie lipu eksponeerimisega. Täna siis on au siin kõneleda Püstlasel Javal ning Püstlasel Kaarel Tagame. Nii et ma annan kohe sõna neile. Head kaasvõitjad ja vilistlased, head iseseisvuspäeva kõigile kõigepealt ja meie tänane ülesanne siin koos kaasvõitjate Rabaga on näidata natuke seda, kuhu on Eesti Rahva Muuseumi sisu planeerimisel tänaseks jõutud ja mida see siis Eesti Üliõpilaste Seltsile tema varem juba tehtud otsuste valguses võiks nüüd lähema 3 aasta jooksul tähendada. Esialgu püüame selle aja ja ruumi konteksti luua natukene, see on selline kiirpilk sellesse, et mismoodi see muuseumi ruumilahendus raadil välja nägema hakkab, siis kui ta 1. oktoobril 2016 kõige eelmiste kohaselt avatakse. Praegu on öeldud, ükskõik mida te ka ei kuule kuskilt raadiost või televisioonist, mingisugust hirmu, et see tähtaeg võiks lükkuda või muutuda, praegu ei ole, ehitus on oma graafikust ees põhimõtteliselt, nii et seal on ajavaru küllalt, et kõik valmis saada, tõenäoliselt on meil selleks sügiseks võimalik, kuigi sellel majal sarikaid ei ole, siiski nii-öelda sümboolne sarikapidu pidada. Järgmine talv on juba majas soe sees ja tehakse siseviimistlustöid. 2016. aasta üsna alguses me saame hakata ehitama seda püsinäituste konstruktsiooni ja seda näitust seal vaikselt üles panema, põhiosas toimub siis suvel. Ja avalikult kasutatav pind siis selles uues näituse hoones on see, mida te siin lühidalt ka nägite, see on väiksem osa kogu sellest 32 000 ruutmeetrist, mis selle uue maja kogusuurus hakkab olema, siis ekspositsiooni on olema 2 põhilist püsiekspositsiooni, mida olen Kristjan kirjeldanud täpsemalt, jääb siis lihtsalt palju rohkem. Ja enne kui ekspositsioonideni jõuda, siis meenutame seda seltsi poolt asjast mõne aasta eest, kui oli enam-vähem kindel, et nüüd siis Eesti Rahva Muuseum hakkab tulema ja see maja ehitatakse ja tekkis nagu pöördumine ja küsimus, et kuidas Eesti Üliõpilaste Selts suhtub siis praegu sinna deponeeritud meie ajaloolise lipu kasutamisse või eksponeerimisse. Muuseumis siis selts võttis põhimõtteliselt seda püsivalt lipu Eesti Rahva Muuseumis hoidmise põhimõtet soosida ja toetada ja moodustati ka üks selline väike komisjon, kaasvõitjad Sillamaast, Vilistane Valderist ja minust. Ma arvan, et Sillamaa on praegu Vilistane juba ära või? Ei ole, siis on kaasvõitja edasi, hästi. Ja selle komisjoni õigupoolest ei olnud alguses 2-3 aastat palju midagi teha, sest et projekt küll oli, aga ehitamine ei alanud ja ka nende püsinäituste rajamisel võeti rahulikult ja mõeldi palju. Aga praeguseks on jõutud küll kaugele, nii kaugele, et on meil ka siin võimalik aru saada, et mismoodi muuseumi poolne ettekujutus sellest meie ajaloolise lipu püsivast eksponeerimisest, mismoodi see ettekujutus on, mismoodi see võiks olla ja mida sellisel juhul, kui see nii läheb, mida siis veel Eesti Üliõpilaste Seltsilt oodatakse selle näituse osa valmimise käigus. Nii et niisugune on see raam. Me oleme nüüd siin selle aasta alguses ka pidanud, kuna Eesti Rahva Muuseumis on praegu vähemasti 4 EVS-i liiget tööl, siis oleme omavahel seda ka arutanud, et mismoodi, mis võiksid järgmised sammud olla seltsi ja muuseumi omavahelises
asjaajamises ja nendeni me jõuame siin ka, aga praegu ilmselt on mõtet ära näidata see, et mismoodi hakkavad välja nägema meie põhilised püsinäitused muuseumis. Siis saab juba detailsemalt edasi minna. Ma saaksin kohe täiendada seda, et sellest 5000 ruutmeetrist, mida me oleme plaaninud juba varasemas ruumiprogrammis kogu kõikide näituste otstarbeks, on tegelikult nagu 3 valikut. Kohe seal samas alguses, kui sinna siseneda, tegelikult me plaanisime selle arhitektide poolt ette antud maja üldvormis nagu sellist 3 valikut, et ongi selline turvalisust nõudev selline keskmine osa, et siis 5000 ruutu ja selle maja B-osa tagapool avaneks sinna mõisa poole ja teemapargi osa suunas, mida me saame kasutada õueala vahvateks tegevusteks ja see esimene osa ehk siis A sissekäik hõlmab seal avalikke ruume, restorani, muuseumi õppekeskust ja juba poodi ja nõuandekeskust ühe sellise tervikuna ja seal on ka maailmafilmi ruum ja kui sisse minna, siis on üsna suur ala just sellisteks avalikeks üritusteks, ka sellisteks konverentsideks ja suurema mõõduga kontserditeks, kuigi eks meil ole hoiatatud, et sellest ei tule eraldi kontserdimaja ega teatrimaja, aga moodsa muuseumi puhul me tahame teha seal selle katuse all kõiki neid eriilmelisi tegevusi, et ega muuseum hoiab ja säilitab nii nagu ikka kogudes, aga väga palju sellist tegevuslikku ja aktiivselt tegevuslikku pulbitseb seal majas ju kogu aeg. Nii et see turvalisem soov seal keskel hõlmaks siis 3 suurt ala, et kui külastajal on valik, kus ta tahaks minna, et siis ta saab minna vahetuvate näituste saali, ta saab siis valida ja vaadata, milline on see põnev vahetuv näitus seal keskel ja siis ta saab minna püsinäitusele ja väga pikad ja põnevad vaidlused olid, et kuidas püsinäitus võiks alata, kas ta võiks alata Välet Vibulasega ja sellise vana aja ja arheoloogia ja meie esivanemate looga vanast ajast või me alustame selle kaasaegsega ja moodsa muuseumi puhul me tegime ikka sellise triki, et te olete ise nagu muuseumi osa, külastaja, teda siseneb, see on see kõige muutuvam osa oma nutitelefonide või oma külastaja profiili või targa piletiga, tegelikult sa astud ikkagi kaasajast ja liigud ajast tagasi ja Eesti püsinäituse töö pealkiri on Eestimaa 20, et siis see osa, mida sa hakkad seal moodsast ajast minema esiaja suunas, et sa astud sinna sisse ja sa ise liigud siis ajas nagu tagasi nii-öelda. See on avatud tsoon ja avalikkusele mõeldud see ala, kus MES-i siis valib, et kes läheb restorani ja kes läheb näitusele ja kui lapsed jooksevad seal perede ruumis ringi, et siis seal ees saadakse kokku. Ja on veel üks selline väga oluline ala on Soome-Ugri, võib-olla et Euroopa suurim 1000 ruudule tehtud püsinäitus, mis hõlmab soome-ugrilaste lugu ja rahvaste lugu, nii nagu me oleme seda praegu tahtnud esitada ja oma kogude osas näidata. Ja ma usun, et siin on Helsingi oma kogude ja Peterburi oma kogudega ja on ka olulisi materjale Pariisis, aga tegelikult on Eestil ainulaadne võimalus nüüd panna korraga välja see, mida me kõike oleme Soome-Ugri välitööd, et viimase 50 aasta jooksul ja rohkem kogunud, see on rikkalik materjal. Et see oleks kõik, et mis on see külastaja valik ja sinna sisse, Eestimaa 20 sisse on plaanitud eraldi suurem vaibanäitus ühe sükse boksina, paralleeluniversumite saal, kus me saame rääkida nende rahvaste lugu, kes elavad kohe siin kõrval, väikeste rahvakildude lugu ja siis seal sees on veel keelekatel, et see lingiks sellist omapärast ja vahvat keele uurimise lugu. Ja siin on see Soome-Ugri Eesti püsinäitus nagu paralleelselt ja siis on lipusaal, ehk siis üks boks, millele meie mõistes on praegu tööpealkirjaga seisuse ühiskonnast kodanikuühiskonda. Läks võib-olla liiga sisse juba, prooviks veel korra veel. Jah, paneb veel kuvi käima. Meil on seal nagu kaks suurt püsinäitust, eks ole. Üks on Soome-Ugri teema, mis on täiesti eraldi ja mis puudutab nagu vähem, see on täiesti eraldi, soon eraldi. Ma jätkaks segan, ma teen selle leiavad natuke paremaks. Selle on täiesti kõrvale, siis on ütleme see, mida tuleb seda põhiliseks püsinäituseks pidada, see koosneb tervest reast elementi. Väga suure tubli käe. Eks ma olen küll. Alame
nii. See oli ilmselt näituse tuuma ära juba. Ja mitte üksikasjalikult neid kõiki osasid lahti seletada, siis loomulikult, eks ole, kõikide Eesti Rahva Muuseumi tähtsamate koguosade väljapanekud mingisugusel kas segatud või lahusseisval viisil on olemas meie etnograafia kogu, meie fotod, videod, filmid, kõik need on mingisugusel kujul mingite lugude kontekstis olemas. Ja nüüd siis, milleni Kristjan välja jõudis ja mis on meie nii-öelda rahvusliku eneseteadvuse kasvu või meie omariikluse sünni ja arengu lugu, see lugu on siis koondnimetusel lipusaal. Ja praeguse plaani järgi siis peaks selle, nagu nimigi ütleb, selle keskne element siis peaks olema Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalooline lipp. Seda, et kui lippu seal püsivalt eksponeerida, et see kõik oleks turvaline nii lipu säilimise ja tema tervise seisukohalt kui ka et niiskuse režiim, soojuse režiim, valguse režiim ja kõik nii edasi, et see oleks maailma parim, pluss siis muidugi ka tema turvalisuse julgeoleku mõttes, et keegi ei pääseks sinna seda ründama ja sihilikult kahjustama, et selles osas on kaunis põhjalikult kuulatud üle maailma maad ja mõeldud nende elementide peale ja nii palju, kui mina sellest olen võimeline aru saama, siis et neis plaanides ei ole mitte mingisugusekski muretsemiseks põhjust. See PDF-i tagasi. Nüüd tahaks ühe PDF-i tagasi saada, mida me nagu arvan ei saada. Jah. Siin tuleb silmas töötada ka seda, et kõik see salvestab pildile. Kus sa mine aita? Nii et see lipusaal, kui nüüd mõttes seda mitu korda jooksnud 3D-d siin vaadata või meelde tagasi tuletada, et see asub selle hoone keskosas niimoodi suletud mitte akendest väljast vaadatav ruum on see, mille keskel siis omakorda paigutatud see ajaloolise lipu alus, mille peale siis... Vabandust, vajalik segan. Tegemist on stated screeniga, paremal pool on uus aken ja sinna saab öelda kõik, mida vaja on. Nad on teha ettevalmistuse uueks ekraaniks siin ja kui vaja, võite seda paremal pool. Rühma neist vasakule poole. See liiba peite. See on 2 ekraani järjest. Hea küll, jätame igatahes selle siia peale. See on nüüd igatahes see õige koht selles majas esimesel korrusel, mis on siis nüüd inimetatud lipusaal. Siin on väga palju väikseid elementi, mis loodetavasti kõigile on näha. Üks element, ma arvan, see klaver on see liigne praegu, aga mis nad täpselt on, seda jälle teab Kristjan paremini kui mina. Ütlen selle logistika poole ära, et asub modernismi ja kaasaja ja sellise moodsamate teemade lähedamas on esimene eraldi saal, kuhu saab vasakul sisse astuda. Ja seltsi liivi ümber on paigutatud erinevaid neid teemasid, mis võiks seltsi liikumiste ja erinevate võimuperioodide osas olla oluline rääkida. Külastaja seisukohast on seal alguses, kui siseneda vasakult sellisest vahealast kohe siia keskele, siis see on koht, kus tehakse kaardianimatsioonis selline üldine ülevaade võimu ajastutest ja need rääkivad ja need näitavad ekraanid, need on tehtud selliste valguskaevadena, kui tuleb grupiga see grupp sisse, see seltskond, et siis saab siin keskel kohe rääkida giid või siis vanamees või keegi saab rääkida selle loo, et millistest ajaloolohkidest või ajastutest me räägime, kui me hakkame üldse kodanikest ja seltsiliikumistest rääkima. Tegelikult see on ainuke koht, kus muidu kultuuride muuseum nagu ERV on, tegelikult me ei anna selle ajarajaga ülevaadet ajaloolistest faktidest ja epohhidest mujal kui selles saali, et see oleks selline sissejuhatav, aga üldülevaatlik saal kogu selle püsinäituse alale. Ja see alguse osa on siis selline ülevaatav osa nõnda, et siis saab minna, silm saab harjuda natukene sellise pimedama valgusnivooga, seal saab kuulata heliinstallatsioonis võib-olla erinevate ajastute hümne ka,
aga see on selline sissejuhatav osa ja siis saab minna sellisele väiksele slaalomseiklusele sinna taha ja sinna lipu keskel ei ole plaanitud liiga palju informatsiooni ja ekspositsiooni osa, et lipp ise oleks auväärses niisuguses keskses rollis ja ta oleks sellises omamoodi nagu eraldiseisva loona nõnda, et sealt sinna liiga palju oleks info. See on niimoodi, eks ole, et siin on siis see lipu alus ja ala ja siin 4 küljest temast on siis sellised vitriinid, mis on avatud siis niimoodi, et siin see välimine külg on üks ole pikem, siia jääb mingisugune meeter või enam on pisut on seda vahet igast küljest selle lipu ja vitriini vahet, aga põhimõtteliselt niimoodi kaugemalt vaadatavad on siit diagonaalidest kõige efektsemalt, kui tahta nagu distantsilt vaadata. Ja siis need vitriinid on temaatiliselt jaotatud nii enam-vähem, ütleme praeguseks. Ja olgu kohe öeldud, et ühe vitriini sisustamine jääb nagu poolest saadik loodetavasti siis Eesti Üliõpilaste Seltsile endale. Loomulikult tuleb teha seda koostöös teistega, et niimoodi, et midagi asjad väga risti või viltu ei läheks, aga üldiselt, selle asja mõte ei ole see, et meil on üks vitriin, et me nüüd kogume selle oma mingit värvikola täis, kõike, mis siin maja peal näiteks üle on ja mis tundub, et on äge vaadata. Et see ei ole selle asja mõte, vaid mõte on ikkagi rääkida mingisugune selline suurem lugu ära, mis võib olla meie haritlaskonna sünni ja kasvamise lugu või midagi taolist, nii nagu kokku lepitakse ja nii nagu me leiame enda hulgast inimesed, kes selle korralikult läbi komponeeriksid ja teostaksid. Mis muudest valmes vitriini on? Ma usun, et selle 7 vitriini pikkuseks on 4,1 meetrit kohe siin ajaloolise lipu taga ja mõte oleks selles, et see jääb täiesti ikkagi seltsi kureerida ja see oleks seltsi mõtteloos täpselt sellise looga, nagu me ise tahame seal näidata. Ja õnneks on ka see värvide lugu ja sinimustvalge tähenduse lugu ja eraldi toodud nõnda, et seda saab multimeedia ekraanil seletada ja näidata ja võib-olla on omamoodi põnev selle saali puhul on see, et me oleks tahtnud sinna või me tahame sinna veel ühte vahetuva lipuvitriini, kus oleks väiksemad lipud, seal saab olla siis kas mõni huvitava looga talulipp või vabadussõjas käinud lipp või mõne teise kaugema koonduse lipp või nende väiksemate lippude lugusid saab sinna veel juurde rääkida, et see lisab võib-olla seda mitmekesisust veel juurde. Jah. Ütleks seda selle vitriini spetsifikatsiooni osas, et praegu on plaan selline, et sellele seltsi lipule endale on plaanitud küll selline vitriin, mis on moodsam, mida võiks sellele siis teha, et on kliimakontroll ja valgusrežiim turvaline, see nii-öelda tänapäeva mõistes museoloogiline külmvalgus, mis tähendab seda, et seal ei ole mingisugust kahjustuse osa ja selle seltsi lipule endale on üks oluline, et ta nüüd saaks rõhtsalt ja sellisel kujul nagu laiali laotuma, et siis tekib sellele tekstiilidega hoopiski turvalisem ja parem asend, kui ta praegu on. Paljud ilmselt on oma elus juba kord seda toru näinud, aga võib-olla kõik veel ka mitte, et milles see praegusel ajal Eesti Rahva Muuseumis on. Nii et pikas perspektiivis on kasulikum, kui ta on avatuna ja lebavas asendis rahulikult kogu aeg. Ja nii see kunagi see põhimõtteline arutelu siin käis ju ka eelmisel korral, kui see suuremad päevakorrad oli mõne aasta eest, et hea oleks 100, 200 ja 500 aastat silmas pidades, et kui ta oleks paigal, teda rullitakse kokku ega lahti, ei peaks enam kuskile kandma näitamiseks meie aeg-ajatuse tellimused, me peaksime teda kuskile näitusele viima ja avama. Ja kui ikka tuleb, Eesti riigil on neid ümardusi tähtajaga iga natukese ajaga, kus tekib poliitiline nõudlus selle järele, et näidake meile lippu, me tahame selle taustal ka tähtsad. Nõnda, et sellega pääseks sellisest olukorrast ära, kui ta on oma kindlas paigas ja on öeldud ja otsus langetatud, et seda ei liigutata sealt, sest et see on liiga hea, piisavalt hea koht ja turvaline koht, kus seda hoida. Kas see klaas on ka turvaline? On küll jah, et sellepärast mõte selles, et ikka tule ja kuulikind
jah, ja no mis on põhiline tegelikult see, et tal tekiks selline stabiilne selline temperatuur ja selline siuke režiim, et me ei hakkagi sinna igapäevaselt enam sisse minema, et see hoolduse jaoks on oluline, et saaks sellise sahtlina võib-olla teda aeg-ajalt välja võtta, aga see vajadus isegi puudub sellisel kujul iga-aastaselt sel juhul. Ja mis on põhiline see, et sinna keegi otseselt nagu peale toetama ei pääse, aga põhimõtteliselt on ta purustamiskindel või sinna ei teki seda võimalust, et kui keegi viskab tinti, et siis kas teda limmitseb kuskilt läbi või mitte. Et seda saab ära hoida. Ja kiireline võtid. Jah, ta on tõesti... No kui seda liikumise käigus sisse panna mõni, siis see on seal, aga muidu sinna pärast enam juurde ei pääse. Või käpp on kinni pandud. Mul on selline küsimus, et kas see lipusaal praegusel juhul, Kaarel, sinu tutvusti selline mulje, et seal on vitriinide selle lipu vahe on üsna väike, on ta meeter või 1,5 või 2, põhimõtteliselt vahet ei ole, eks ole. Et kas see sai planeeritud sinna pärast, kus arhitektuuriline lahend oli juba ette pandud, et siis mul tegib nagu küsimus, et hea küll, et on pidevalt väljas ja mingist poliitilisest tõmbetuulest ei peaks nagu sõltuma, aga et kas aeg-ajalt ei tule mitte vajadus siiski mingite rituaalsemate asjade järele, mida seal sellisel juhul ei saa korraldada, vaid selle lipu peab minema vedama, et seal ei saa teha auvalveid, seal ei saa mingeid muid asju teha. Juhul, kui peaks mingil põhjusel üldse selline mõte päev tulema. Auvalve siin ära. Võras, et Kaarli jutusest tõesti mulje, et vitriinid on sissepoole, tegelikult vitriinid väljapoole nendest seinidest. Ehk siis lipukirst, see monoliit, selle sees ei ole vitriinide vaatamisala. Vitriinid jäävad nendest seintest väljapoole. Ei, ma sain aru, aga minu küsimus oligi see, lipu sarkofaagi ümber ja seal on ruumi. On palju maad? Seal on maad tõesti nii palju, et seal auvallet saab pidada, üritus saab pidada. Värvesed on. Okei, seda võiks mõtlema. Ja Igole veel, et tegelikult on kalkuleerinud muuseumis nende inimeste ja aladega nõnda, et pääseks siia selline klassitäis inimesi vaatama niimoodi. Okei, seda võiks mõtlema. Siia ääre peale pääseb ka niimoodi, et saab siit kohe tsirkuleerida edasi ja siis kohe ka saalist välja. Aga siia tõesti korraga 100 inimest me isegi loodame, et me... Keemus selleks ajaliikmelisi söötusi ei võeta lähemalt nähtavas perspektiivis vastu seltsi, et peaks me kuidagi välja tulema või siis tuleb kahes jaoks teha, eks ole. Sest need vitriinid on nii palju paigas, et neid niisama, et üles-alla liigutada või eest ära tõsta ei saa, et ruumi suuremaks teha. Aga jah, põhimõtteliselt see vitriinides oleva avastamine põhimõtteliselt peaks käima siit nagu välimiste kõigide pealt. Suures osas, kus nad on laiemad ja avanemad. Nõndaviisi. Siis võib-olla peaks siit koha pealt edasi minema sellega, et see kõik ju, kui juhtuma hakkab, juhtub umbes 2,5 aasta pärast, aga praegu on muuseumil tekkinud suur huvi teha kindlaks värskelt lipu hetke seisukord. Ta korra sellest oma püsivast konteinerist välja võtta, lasta konservaatoritel, ekspertidel seda hinnata, seda seisundit, et mis see on, kas seal on toimunud mingisuguseid muutusi või mitte. Me eeldame, et kõik on kõige paremas korras, aga vaatama korra peab. Ja ühtlasi oleks see hea võimalus ta ka ära pildistada niimoodi professionaalselt, nii nagu öelda meil isegi käsib muuseumi seadus. Et kõik museaalid peavad ju ilma rahvale näha olema pildikujul, meie digitaliseerimise ajastu. Nii et selline üritus on praegu seisuga aprilli alguses kavas ja see on ühtlasi hea võimalus kõigile seltsi liikmetele siis käia korra, kui see lipp on seal lahti rullitud olekus, käia teda vaatamas ja võib-olla ka katsumas. Et selle täpselt kuupäevad ja kellaajad, kui see aeg lähemale jõuab, et siis igatahes eeldatavasti on see aastapäevale eelneval nädalal, jah. Eelneval. Nii et siis
peab sellele tõenäoliselt korraldama, kuna ruum, kus me seda saame teha, on ka kaunis väike, et siis kui huvilisi tuleb palju, et siis võib-olla peab mitmes jaos ka tegema seda. Ja ka see, et kas siis iseennast koos selle lipuga saab ka pildistada kõige kaasa võetud ja muuseumisse smugeldatud seadmetega, see tuleb ka veel täpsustada, et kuidas, kas see on hea ja mõistlik mõte või mitte. Aga igatahes jah, nii see peaks aprilli alguses juhtuma, siis näevad kõik need, kes tahavad siin lähisemestritel lipu küsimuses veel otsuseid langetada, on selleks teatud, saavad oma silmaga ka ükskord seda enne näha, kui nad otsuseid langetavad. Sest viimati oli lipp väljas, eks ole, ligemale 5 aastat tagasi ja sellest ajast on palju uusi liikmeid saadud sellis. Nõnda viisi. Üks viimastel aastatel suur küsimuse all olnud asi, kas selle lipusaaliga me võime lugeda joone alla tõmmatuks sellele teatavas mõttes igavesele Jandile Otepää lipumuuseumi ja kõige selle triangliga, et kuna siia ERM-i tuleb see asi ära, siis mingid lipumuuseumid selts ei hakka üldse jauramagi seal ja ERM peseb ka oma käed puhtaks Otepääst või kuidas sellega saab olema? Seda, mida Eesti Rahva Muuseum peab Otepääl tegema, seda ma arvan, et me ei ole siin praegu ühekaupa pädevad keegi ütlema, aga põhimõtteliselt on ju täiesti ilmselge see, esiteks, et kui lipp on Tartus eksponeeritud, siis mingisuguseid väiksemaid niisuguseid lisakohti ei ole nagu eriti arukas pidada. Nendele ei jaksa tekitada sellist piisavalt kandepinda niikuinii. Aga teiseks, vähemasti nii palju, nii nagu mina sellest asjast aru saan, siis ongi ju lipu loomulik kodu ja asupaik on ikkagi Tartu, sest et Tartu ja ülikooli olemasolu tõttu sai võimalikuks ka lipusünnis, mitte sellepärast, et kuskil keelkonnas oli tore kirikuõpetaja, kelle juures lipu pühitseda. Ja siin on ette näha ka seda, et ta saab suuremat tähelepanu ja temast on ka tulevikus seda sama kasu, mille jaoks ta alguses loodi rohkem. Nüüd teine moment ja oluline moment selle juures on minu meelest see, et meil on kahtlemata Eestis siin olemas selline tore asi nagu Eesti Lipuselts ja mitmeid isamaalisi kodanikuühendusi, kes kõik tahaksid meie rahvuslike reliikiate juures ka asjatada natuke. Aga põhimõtteliselt minu meelest on Eesti Üliõpilaste Seltsi ülesanne kohustus, vääramatu kohustus ise anda see lõplik ja ainukene tõde lipu ajaloo kohta, see ainuõige käsitlus, millele siis kõik ülejäänud toetub, olgu see siis vabavaralised võrguentsüklopeediad või mis tahes muud allikad, et meie annaksime oma klassikalise õige tõlgenduse ja kui me soovime seda muuta, mingisugune ilmneb uusi asjaolusid ja tahame, siis selts muudab seda lipu ajaloo käsitlust, aga arvestades seda, et kui kaua EÜS-i liikmed on ise seda asja uurinud ja kui palju selle kallal juba on tööd tehtud, siis tõenäoliselt on raske midagi väga uut leiutada teistsugust versiooni lipu ajaloos, kui praegu meie jaoks kehtib, aga see, mis meie jaoks kehtib, eks ole, ei olegi selles võrgumaailmas enam nii väga üldkehtiv ja on ju neid toredaid algatusi sellele lipule, seda Põltsamaa päritolu külge õmmelda ja siis Otepää lugu ja võib-olla sünnib veel tublide koduloolaste tegevuse käigus midagi. Aga jah, see õige peaks olema meie oma ja mina näen seda asja küll niimoodi, praegu ei ole see asi veel nii-öelda otsuse lähedal, aga põhimõtteliselt kui lipp on muuseumis väljas, siis on endas mõistetav, et see peab olema ka kogu lipu temaatikat puudutav mahukam ja siis niisugusem kergem ülevaatliku kirjavara selle kohta peab olema ja oleks loomulik, kui Eesti Üliõpilaste Selts selle ise kokku kirjutaks ja toodaks oma kirjastuse vahendusel muuseumi jaoks. Nii et peaks muuseum leiutama, palkama kuskilt inimesi, kes asjast vähem teavad, seltsi lõpetatud kogu, kirjutaks meie asja kokku, paksemad, õhemad piltidega, ilma piltideta teosed, millest siis oleks põhimõtteliselt võimalik ka seltsil saada oma mingisugune tuluosa, kui neid miljonitele maailma elanikele siis seal müüakse aastate jooksul kõigis maailma keeltes. Nii et jah, see tasub tõsiselt kaalumisele võtta, et kuidas ja keda volitada seda lipu ajalugu või ühte uut ja terviklikku versiooni sellest kirjutama.
sest et need vanad raamatud, mis meil on head küll, aga sealt puudub see viimane või uuem ots kõigilt, nii et see tuleb niikuinii teha, eks ole, mis viimaste aastate jooksul on juhtunud ja milliseid otsuseid on langetatud tema suhtes, milliseid teaduslikke tehnilisi avastusi on tehtud seoses tema konserveerimise, uurimise, puhastamise, restaureerimise, kõige sellega. Et see on pilla-palla võib-olla mõnel pool laiali väikeste kildudena, aga mitte terviklikult lood. Et see on üks töö, mis selliselt võiks teha. Muidugi võib sellis otsustada, et ta ei taha seda teha. Selles seda ma hästi ei usu. Nüüd see küsimus, mida siin praegu ei ole hetkel veel keegi tõstatanud, aga mis kindlasti ju aeg-ajalt kindlasti kuskil vestlustes kerkib, on nüüd see, et kas, kui see praegune plaan realiseerub, kas siis lipp on oma nii-öelda avatud või lahtises olekus või on ta paigaldatud ja hoiul olekus, kui ta on selles ekspositsioonis. Et siis kas selle juures peab ööpäevaringselt seisma 6 meest kogu aeg või vaatkonnana või kuidas me seda tõlgendame. Et see on üks asi, mis siin tuleb lipustatuuti vaadates korra üle tõlgendada või siis, kui tõlgendamisest jääb väheks, siis statuuti täiendada, lisada sinna midagi, kirjutada ümber nii nagu vaja ja et see asi oleks kõigile ühemõtteliselt selge. Et teiseks loomulikult kuulub sinna juurde täpselt samamoodi see, et praegune kaunis napisõnaline deponeerimisleping, mille alusel lipp Eesti Rahva Muuseumis on, tõenäoliselt vajaks täpsemat sätestamist kõigi nende nüüd tulevikus ette tulevate puhkude jaoks, mis võivad ette tulla, et seda pole ka läbi mõelda ja siis panna niimoodi kirja, et endal poleks ülearust tüli, aga et oleks kõik võimalikud riskid maandatud ja välditud, mis ette võivad tulla. Et see on selline 2,5 aastat tööplaanis, mis meil võiks olla, et enne kui igatahes uksed lahti seaks, peaks meil olema endal kõik sisemiselt selge, kõik vastused olemas, kõik paberid korras ja allkirjad all. Kes siis on lipu omanik? Ei, lipu omanik on kahtlemata selts edasi. See on Eesti Rahva Muuseumis ainus eksponaat, mis ei ole muuseumi oma. Ainus deponeeritud või hoiul olev asi praeguse seisuga ja üldiselt muuseumi poliitika selline ongi, et me nende võõraid asju, teiste omanduses olevaid asju põhimõtteliselt eriti hoiule ei taha võtta, aga lipu erand on. Kahtlemata on Eesti Üliõpilaste Selts endist viisi lipu omanik, kuni ta ei otsusta teistpidi. Kui selts otsustab midagi niimoodi, et ta tahab sellest omandist loobuda ja anda selle kellelegi või maha müüa või nii nagu omanik võib kõike teha oma asjadega. Et siis ta nii otsustab. Aga praeguse seisuga on muuseum ainult ikkagi selle hoidja ja lepingulisel alusel ja kaitseja, sest et selline on, eks ole, juba ka pikaajaline traditsioon, aga nii on ka seltsi silmist tundunud ilmselt otstarbekas, arvestades seda, et mis võiks lipuga juhtuda, kui ta pidevalt oleks siin majas igapäevaselt kasutada. Nagu ta esimesed 50 aastat oli ja mille käigus, eks ole, nagu ekspertiisid kindlaks tegid, hiljem leidus lipu sees hulgaliselt kohvi, tee, veini ja muid plekke. Ja eks ta oli ühest ja teisest otsast kärisema hakanud mingitel põhjustel, mida me täpselt ei tea enam. Ja ühesõnaga, mida tarvitatakse, see kulub. Siis otsustati, et enam ei tarvitata ja tehti asenduslipud. Ja nii see võiks jääda, sest et tõenäoliselt nii taga meil püsib kõige kauem sellisel äratuntaval kujul veel alles. Mul selline küsimus, et siin skiimiga ahju jaoks rohkem. Viimast uudist jäi pole ilmselt kuhugi selge, et milline küte siis tuleb. Palun isik on, võib-olla on hea, siis nagu läheb peita ka kohe. Tähendab, sõltumata sellest, et milline küte majja tuleb, on selles kambris, milles lipp on oma kindel ja stabiilne niiskus ja soojusrežiimiga, mis peab seal igal juhul.
jah, kui jääaeg saabuma peaks, et siis tõenäoliselt ei pea see kaua vastu ja siis ikkagi läheb külmemaks, kui alguses ette nähtusnormide järgi. Aga nüüd, kui küttesüsteemi juurde pöörduda, siis sõltumata sellest, kas tuleb, tähendab, see on tehniline probleem, mitte midagi sellist, mis võiks selle muuseumi ehituse kuidagi halvata või teadmata ajaks edasi lükata või nii edasi. Lihtsalt laias laastus on küsimus selles, et kõik ju saavad aru, et kui on üks katlamaja, kellel jääb kliente vähemaks, et siis ta tahaks neid kuidagi juurde saada pidevalt endale, sest muidu on palju ülevõimsusi ja kallis on tegutseda ja kahjumlik. Et kellelegi ei saa keelata niisugusele ettevõttele väikest lobitööd, iseküsimus on, et kas iga avalikus teenistuses olev isika niisugusele kergele lobitööle on kohe kiiresti alluma. Ja teine küsimus on siis see, et ei ole Eesti Rahva Muuseumile arusaadav kuidagiviisi see, et mismoodi, kui me läheksime siis ütleme selle kaugkütte peale, mis tähendab, et meil on aegade lõpuni mingisugused pidevad kulud, et katlamaja saadab meile arveid, et mismoodi meile ühelt poolt riik garanteerib, et meil eelarvetes on kogu aeg selle katteks raha, ja teistmoodi, mismoodi see katlamaja meile praegu saab garanteerida näiteks fikseeritud hinna 15 aastaks või 20 aastaks. Pretsedendid Eesti riigis, et niisugust pikka fikseeritud hinda keegi pakuks, puuduvad. Ja seetõttu muuseumile meeldiks see variant, millega ta on ennast ka juba mõttes aastaid harjutanud, toredaks, milleks see uus maja ehitatakse, ei jätku raha sugugi, sest kõik läheb küttearveteks, siis muuseum ka mis kasutu võib-olla. Ainult ühe suure reliikvia peale ei tea ka vastu. Nii et jah, küll on sooja sisse saada. Aga ajakirjandus on praegu selles ürituses niimoodi aktiivne osaline just nimelt selle tõttu, et avalikkusest täpsemalt ära kontrollida, et kas kõik need hinnapakkumised on õiged ja usaldusväärsed ja avalik järelevalve teeb alati niisugustel puhkudel head, kui juba aktiivseid lobiste liiga palju mängu tuleb. Ollakse valvsad, kokkuvõttes tuleb parem hind ja tulemus. Küsiksin seda, et kuidas on pääsetud selle antud ruumi valgustus, kui palju sinna tuleb päevavalgust, kuidas on selle klaaskirstu klaas mõeldud, kas see on heledas toonis, on see tumedates toonides ja kuidas, mis tingimustel on see lõhk seal või see õhutemperatuur, see niiskus sinna sisse, kas see on mingite spetsgaasidega sinna sisse tagatud või kuidas see moodi sinna lahendab? Puhtalt tekstiilidelt on nõnda plaani, et tegelikult selles ruumis ei ole välisvalgust. See on üsna kõrge ruum, aga välisvalgus on täiesti puudu ja on kahtesugust valgust plaanitud nõnda, et nende ellade tekstiilide juures on selline valgus, mis ei ületa 50 luksi. Just selles mõttes, et see valgusreostus või see kahjustus ka pikemal perioodil on praktiliselt olematu ja see muuseumi valgus tähendab seda, et see valgusallikas ongi kaugemal ja see valgusoptiline või siis see uus LED-i versioon, mis hakkab eemalt valgustama, et seal on üsna sume ja vähem valgus ja valgusallikad tänapäeval ise on juba sellised, mis ei soenda sellisel kujul. Temperatuuri me kontrollime nendes vitriinides ja konkreetselt selles vitriinis seal koha peal eraldi. Et see oleks elektrooniliselt kogu aeg kontrollida ja seda peaks ka inimese niiskus, mis tuleb inimestega kaasa, tavaliselt külastajad või sageli kõige suurem muu valmis. Jah, et see oleks seal ikkagi praktiliselt miinimumi või nullini viidud nõnda, et ei tekiks sellist efekti, mida leedulased pelgavad ja leedulastel on see kuulus Šerliovi, see kunstimuuseum muutub järjest ähmaldamaks, sellepärast, et see valgusreostus 50 aastaga lõpuks kõik need teosed hävitanud. Aga selle puhul kaasaegne valgus ei kleegita ja seda soojuse ja jaheduse osa kontrollib siis nendes mõnedes vitriinides, kohe seest veel eraldi. Ja välisvalgust seal üldse ei ole, seal ei ole seda valguskatust või seda valgust ei pääsegi kuskil ligi. Ta on üsna kõrge ruum, aga lapsi ei ole hakanud. Aga kas see kirstus seal sees on siis mingi gaasiline keskkond? Seal on siuke, seal võib-olla gaasiline vast mitte, seal
see jahedus on üks asi, aga siin tekitatakse selline hõredam õhurõhk, nagu ma aru saan, et siis ei peaks seal samamoodi nagu kütma ja samamoodi pritsima, mida tavaliselt muuseumi eksponaatide puhul siis ükskõik, kas ta on tekstiil või puit, peaks siis hoidma kogu aeg ka mingisugust niisugust pritsimist seal. Et põhimõtteliselt oleks ta niisugune hermeetiline ja hõredam õhuga. Kuidas muuseum selle etikatsestuste vastu kaitseb? See puhkus on vahel. Et no eks meil on oma kinekas seal ka, mis annab meile võimaluse siis mõne tunni jooksul seal teha vastavalt seda evakueerimist või seda, mida on vaja turvalisuse mõttes teha, et see on veel eraldatud olemas. Oma siuke väike jõulaam juures. Eks see tõenäosus, et kui maad on palju ja kui tehnoloogiad arenevad, et me ainuüksi oma katluse peal võiksime endale tulevikus ise ka mingisuguse hulga elektrit toota. Et see võimalus on muidugi olemas, aga praegused riigivõimu mõttekäigud muidugi sellist tegevust ei soosi. Et võib-olla kõik ei ole teadlikud, sest räägitakse just, et Eesti Rahva Muuseumil ehitatakse maja. Praeguse seisuga muutume me seal ikkagi, kui see maja valmis saab üürlikuks. Maja ise hakkab kuuluma Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile nagu aina suurem osa Eesti riigi kinnisvarast üleüldiselt. Kui see poliitiline seisukoht ja vaade peaks midagi muutuma ja avastatakse ühtäkki, et ühe riigi monopoli kaudu kõige valitsemine ei ole kõige otstarbekam ja odavam, et siis midagi muutub. Praegu on olnud viimased aastad puus see, et kõik, mis on olnud ministeeriumide ja nende allasutuste omandis, need asjad antakse riigi kinnisvarale üle ja seal need siis on. Nii et seni siis, ja kuna see leping, mis praegu on sõlmitud ühe punktina, mida armastatakse väga tsiteerida, fikseerib selle, et kõik osalised pooled peavad põhimõtteliselt nende esmane eesmärk on hoida kuidagi riigi raha ja kulusid kokku selle pealt. Seda poolt lausest tsiteeritakse väga usinasti praegu, eriti Kultuuriministeeriumi kantsler armastab seda lauset, et mis te tahate kalleid asju, et siin on ju öeldud, et me peame hoidma raha kokku. No tõsi, selle lausele see lepingus on siiski ka teine pool, mis ütleb seda, et kokkuhoid on võimalik ainult juhul, kui selle tõttu ei saa kahjustada vähimalgi määral tegevuse kvaliteeti. Aga see on ebapopulaarsem osa lausest praegu. Nii et praegu jah, ei ole näha, et me sinna olemasolevale mingisuguseid lisainvesteeringuid või mingisuguseid uusi plaane saaksime teha, aga võib-olla et ei ole jõudu ka, et las ta saab üks ots valmis ja siis vaatame, kui rahvas armastab, eks ole, siis tuleb ka raha eelarvest. Palun. Selline mõttekoht seltsile üldiselt ja küsimus kõnelejatele. Sinna pidi tulema vitriin, lipuruumi üldiselt siis seltsi poolt erinevate artefaktidega või tekstide ja dokumentidega, millega iganes. Küsimus, et mida sinna konkreetselt peaks panema ja küsimus ka selles, et mis ajani näiteks selts üldiselt võiks teha ettepanekuid või mingisuguseid mõtteid avaldada, mida ja kuidas ette võtta ja kuidas see asi üldse välja näeb. Mina arvan, et kui meil on olemas ja ka seltsile kätte saada kõigi nende, kogu selle saali üldkontseptsioon, et mis seal on, milliseid lugusid, milliseid teemasid seal kajastatakse, ja eriti nende 4 vitriini, mis seda lippu ümbritsevad juba detailsem kirjeldus, täpsemalt öeldes siis 3. Et siis meil on võimalik vaadata, et mis asi see on, mõtlema või varem hakata, aga et liiga mitte väga valesse suunda minna või teistega mitte dubleerida seda, et siis peaks natuke ootama veel, kui me oleme valmis tooma seltsile tegema eraldi esitluse selle kohta, eks ole, et siis võiks minu poolest kas või ehitada siia ühe maketi valmis ja vaadata, et kõik saaksid aru, et minu meelest see peaks seltsi loominguna tekkima, see vitriinides asju, lugusid, jutte, dokumente, mida kõike siin nii nagu kuidas tehnilised võimalused lubavad, seda lahendada, et seltsi lugu, Eesti hariduskonna lugu, mis oleks minu favoriit igatahes, selle sünnilugu, oleks võimalikult ägedal viisil ära kajastatud. Ja muidugi selles mõttes suuremeelselt muidugi, et me ei saa seal ainult iseenda naba ja mineviku vägevust imetleda,
et suure tõenäosusega oodatakse meilt ka seda, et seal oleks võib-olla Tartu üliõpilasorganisatsioonid, üliõpilaselu või hariduskonna lugu laiemalt ikkagi, mitte ainult nii-öelda EÜS-i ja tema auväärsete vilistlaste keskselt näidatud ja ma usun, et meil ei ole väga raske või ületamatu natuke suuremeelne olla selles küsimuses või siis objektiivne teisesõna. Nii et jah, et ma usun, et see on mõistlik teha niimoodi, et kõigil tekiks reaalne ettekujutus, mida saab panna ja mida ei saa panna, et teha siia üks väike selline mulaaž. Sa võid proovida neid asju sisse, et näiteks rapiir püstipidi tõenäoliselt ei mahu sinna tervenisti, et see ei ole nii kõrge see eksponeerimisala seal kokku. Aga ja mingi, ja mõni teine väga suur asi. Aga sul oli üks õlle likas, mis sa saad? See jah, need vini, millest kõik tahavad lahti saada, see on jah see prügikast, kuhu neid kõiki nüüd saab hakata panema. Nii et ühesõnaga kogu seltsi kirjavara kindlasti, mis on aastakümnete ja enam kui 100 aasta jooksul avaldatud raamatud, et need kindlasti ei mahu sinna ära ja nõnda edasi. Et seal, ühesõnaga tuleb olla leidlik, et seda väikest pinda võimalikult kasulikult ja huvitavalt kasutada, nii nagu see tänapäeva muuseumides käib. Ja ise peame tegema ja ma loodan, et see töö saab käia paralleelselt sellega, et mis nagu nimetatud, et kui siin, eeldatavasti see käib niimoodi, et lepime kokku seltsi kirjastusega mingisuguse plaani, selts moodustab loodetavasti pöördub oma õpetatud vilistlaste poole ja moodustavad mingisuguse eraldi toimkonna näiteks selle lipu ajaloo uue versiooni kirjutamiseks. Selts kirjastab selle, et see paralleelselt sellega arutatakse siis läbi ka see vitriini teema, et mis lugusid sinna juurde kõlbab vajadusele. Nii et umbes niimoodi, praegu me laias 2,5 aastat aega, minu meelest on piisavalt, aga see, mina ei oska täna veel öelda, et seda peab natukene mõtlema, et ja seltsi enda huvi peab tekkima, eks ole, mingisugune lähtepositsioon, et kui palju tahetakse, kui palju valmisolekut üldse on, et kui näiteks järgmise nädal tuleb üldkoosolek kokku ja ütleb, et me ei taha siis midagi kuulda, et meedia midagi, tehtagu meile. Et siis, see on ka üks võimalik lähtepunkt, aga või selts ütleb, et me tahame ise kõike teha, me moodustame siin, palume need ja need, eks ole, hakkaks tegema, siis saab hakata nii-öelda tooma seda sisendmaterjali juurde sealt muuseumist, et mis seisus näituse üldkontseptsioon on, mismoodi need tükid, väiksemad detailid juba on. Meil ju kõva käsitöö seal juba käib, osakondid. Küsiks ka seda, et kuidas on praegu mõeldud lahenduseks nende kõigi teise 3 vitriini lahendamiseks, mis teemad seal on planeeritud ja mis ajaks siis selts peaks oma vitriini tegelikult kogu selle muu sisu on planeeritud ka tegelikult selle aasta jooksul nõnda, et see lõpp-projekt oleks sügiseks valmis. Ehk siis tegelikult on eksponeerimisvahendite osa ja see tehakse aasta lõpuks nõnda valmis ja praegu see teemade jaotus, teised seltsid ja ühingud, siis võimu ja sümbolite osa, siis siia ette tuleks kohe sinimustvalgete lugudega esemed ja see materjal ja tuleks ka 3 rõivakomplekti, mundri osa, siis võib-olla pidulikuma kostüümi osa ja sellist materjali ja tuleb ka selliseid objekte nagu piiri, märksümbol ja kohtupull, restaureeritud kohtupulli üks näidis ja selliseid võimuga seondunud sümboolika objekte on sinna juba praegu mõeldud ja lipu toimkond või see, kes on lipusaali ERMi poole tegi ja neid esemeid on juba valinud. Aga need pisemad esemed sinna juurde veel ja ka kaasaegsemalt on olnud Eesti Rahva Muuseumil mitmed välitöötud seda kaasaegsemat materjali oleme ka hiljuti kogusse saanud. Et seda tegelikult on ERM juba ise plaaninud ja need vitriini sellisel kujul ka läbi mõeldud. Pluss, mis on hästi kaugele arenenud ja selle võrra koos ajaloolastega tehtud, on see kaardianimatsiooni osa, et need epohhid, mida interaktiivselt elektroonitel näidata ja milliste kaardimaterjalidega, seda sinna algusesse, seal on ka see on ka juba läbi mõeldud selle võrra vähemalt, et mis on need perioodid, kas läbi kaartide ja visuaalsete fotomaterjalidega tegema. Aga see logistika arhitektide seisukohast oleks ka see, et suveks võiks olla selline draft olemas, et mis on eksponaatide ja eksponeerimisvahendite vajadus. Arhitektide endi jaoks ja aasta lõpuks oleks see tähtaeg, kus võiks olla plaan see laias laastus.
no ma arvan, et see ei ole ju kokku nii suur pind ja maht, et iseenesest väga palju kuid kuluks selle täitmiseks. Et me ei suuda välja mõelda, millega kõige selle suurt pinda täita. Et siin selles mõttes võiks ju võtta esialgu sellise tähtaja, meil see väga hea idee on näiteks, et mis me tahame teha, nagu kontseptsioon on meil näiteks suveks lipupäevaks olemas. Siis võiks selle veel korra läbi hääletada, noh eeldagem siis, et tuleb rohkem rahvast võib-olla kokku huvilisi, et siis saavad kõik olla võimaluste piires osalised asjas. Ja siis, eks ole, edasi on juba tehniline töö, need asjad välja otsida ja jutud kirjutada ja võib-olla toota mingisugust pildimaterjali ja nii edasi. Et kui on vaja kuskilt väljastpoolt midagi hankida või mida me päriselt ise teha ei saa, et siis on sellega aega küll. Iseenesest on ju veel nii, et reaalselt terve 2015. aasta jooksul midagi selles mõttes ei sünni, et üles midagi ei panda, et need esemed oma kohtadele hakkavad liikuma ikkagi 2016. aasta keskpaigas, mitte palju varem. Nii et kui kellelgi tundub, et tal on näiteks mingisugune selline unikaalne silmustvalge asi, mille ta on nõus lõpuks ohverdamast, ta saab 2 aastat täielikult hingerahus sellega hüvasti jätta. Harjutada ennast loobumismõttega. Aga jah, mida varem, seda varem ikkagi, et seda, siis on meil, kui meil on üks plaan varakult valmis, et siis jõuab teda täpsustada ja kujundada, kui tulebki tee peal teisi tujusid natuke, et siis midagi lisada, midagi ära võtta. Et selles mõttes, et ei ole ühtegi takistust, miks me ei võiks sellega peale hakata ja siis minu poolest hakatame, eks ole. Esimesel võimalusel värvatagu need inimesed, kes tahavad teha ja kellel huvi on ja siis kallutatud koostööle need, keda on vaja. Et siis saab minna edasi ja siis on meil ka lihtsam, et kui on olnud konkreetsed inimesed juba, et siis on meil ka nagu muuseumi poolelt lihtsam ühesõnaga viia kokku, eks ole, leida neid ühiseid aegu nende konkreetsete inimestega, kes seal läheduses ja ümbruskonnas seda asja ajavad ja keda kõige üldisema jutu peale pole mõtet kulutada pikalt. Selline on seis ja eks seda peab muidugi nüüd sellise uurima oma vanadest dokumentidest täpselt järele, et mida aastate jooksul täpselt on otsustatud ja kas ja millises vormis uusi otsuseid veel on üldse vaja teha või on need vanad piisavad kõigeks selleks, mis edasi juhtub. Aga seda veel kord kindlasti see deponeerimisleping vajab täiendamist, see on asi, millega tuleb siis tegeleda. Aga siinkohal ma küsiksin siin kõnelejatele, et saaksite just kanda siis ajaloohuvides siinsetele kuulajatele ülevaateid, kuidas praegu meie lipuga seotud seltsi ja ENI vaheline suhe on loodud. Et mida oleks vaja täiendada selle osas ja mida oleks vaja seda pahendada üheskogu ja mis aja jooksul seda vaja teha? No, siiamaani, eks ole, kui meil on see lipp olnud nüüd circa 20 aastat Eesti Rahva Muuseumis hoiul, et ei ole ju nagu probleeme olnud sellest, et see leping on kaunis napis. Selts on alati saanud oma tarbeks õigeaegselt selle lipu kätte, kui on olnud vajadus seda viia välja kuskile mujale ja nii edasi. Muuseum omalt poolt, nii palju kui mina tean, ei leia ka, et selts oleks nagu mingi, et jälle on selle seltsiga mingisugune jama, et nad tulevad ja tahavad midagi seal asketada meie kapi otsades. Et selles mõttes on olnud rahulik ja mida vähem on neid üritusi, et mille jaoks peaks seda välja võtma, välja viima. Et seda lihtsam on ja ma usun, et kui jääda selle otsuse juurde, et seda saab muuseumis püsivalt eksponeerida, eks ole, et siis nüüd selle alles jäänud 2,5 aasta jooksul ei pea ka ilmtingimata mitut avalikku näitamist kuskil Eesti teises otsas tegema, vaid võib täitsa rahulikult ilma olla. Ja öelda, et nagu nii on Eesti riigi suurem ja tähtsam sünnipäev 4 aasta pärast ja siis on ju ta avalikult kõigile näha, aga kõik soovijad on saanud juba selle ajal seal palverännakuid käia.
nii et aga eeskätt puudutab see, no mis võiks seal tõenäoliselt detailsem olla, on kasutusrežiim, aga me ei oska ju praegu ise ka veel öelda detailidega, mismoodi see uue maja enda kogu käitumise ja tarvitamise režiim hakkab olema, millised nii-öelda julgeolekulahendused ja kui palju, millistes tsoonides, milliseid püsimehi meil hakkab paiknema ja nii edasi ja mis see tähendab sellele, et kui noh, eeldus on ikka selline tervemõistuslik eeldus ju, et kui näiteks mingisuguse väga põhjaliku peo järel saab Eestis mingisugusel südaööl kokku ja mõtleb, et meil on veel 3 meest, lähme nüüd toome lipu ära, et meil on parem teda kasutama hakata kuskil milleks, et noh, siis tõenäoliselt kohe ei saa, eks ole. Et noh, võib-olla, et me piirdume sellega, et me peame seda endast mõistetavaks heaks tavaks, et nii kunagi ei juhtu ja ei pea seda fikseerima, aga seda võib korra üle kaaluda, eks ole. Siis, kui meil on see maja hakkab olema enam-vähem valmis ja kuna nagu öeldud, Eesti Rahva Muuseum on seal üürnik, et siis me ei tea veel kõike ette, et milliseid lepinguid meile ette pannakse selle maja omaniku poolt, et kuidas, mis kasutusrežiim ja nii edasi. Kui see lähemale jõuab, et siis on juba mingisuguseid pabereid näha, et siis selle järgi saab vaadata, sest praegu esialgu ta on oma torus seal kapi otsas edasi ja sellest paberist, mis teda seal kapi otsas hoiab, piisab. Ja küll aga tegelikult see ala, nii palju saab seltskondugi südamerahuga ikkagi ka nõuda või igal juhul on see sinna plaanitud selle mõttega eraldi ruumi, et tegelikult selts ka kindlasti hoida silma peal, et avalikke ja selliseid üritusi kooskõlastatakse ka enne seltsiga, kui tulevikus peaks olema selline küsimus, et siin tekib eraldi selliseid avalikke külastusi või võib-olla väljaspool muuseumi lahtioleku aega olevad külastused näiteks, et seda saab selts kindlasti ju ka kokku leppida muuseumiga ja sel juhul, et selts ju teadlik sellest, mis toimub lipuga näiteks keskööl või muul ajal, kui on mingi hooldus või toimub selle üldise muuseumi näituse alal mingisuguseid tegevusi, mis väljuvad sellisest tavalisest kontrollist. No ma usun, et selle järele, et siin seltsis oleks mingisugune häirekell, mis hakkab helisema või mingisugune kakukaamera, seltsis saab kogu aeg jälgida lipu seisundit seal muuseumis, et selle järele võib-olla ei ole siiski vajadust, aga kui koosolek leiab, et on, siis püüame panna selle sinna. Praktiline tudengikeskne küsimus, et kas seltsi liikmetel, jällegi isegi noorliikmetel, saab olema ERM-is mingisugune odavam direktiiv? Ma arvan, see on isegi poolkohustuslikus korras üks vanemaid tund keskmiselt kuus. No jällegi, sellised asjad sõltuvad meil võib-olla mitte nii väga küll Euroopa Liidust, aga küll Eesti Vabariigi valitsusest, et mismoodi ta seda muuseumide mõtet ja majandustegevust defineerib või ootab, et mida suurem on see surve sellele, et teenige oma raha kõik ise, meie ei taha neid eriti nähagi, et teenige ise, olge toredad Tivolis, et siis loomulikult on raskem teha kõikvõimalikele vähekindlustatud elanike gruppidele igasuguseid soodustusi. Palju parem oleks sellele muuseumile muidugi, kui see hoiak oleks umbes nii nagu muuseumides Washingtonis. Et meie näitame nii tähtsaid asju ja see on Eesti rahva identiteedile niivõrd kasulik, et kõik palun tulge tasuta ja olge selles keskkonnas ja selle juures ja kokkuvõttes on ühiskondlik kasu kõige suurem nii, kui ei pea seal vahepeal raha küsima, aga praegu on siiski kahtlemata mingisugune piletisüsteem planeerimisel, millised need hinnad hakkavad olema, eks. Meeldab muidugi, et tudengitele on võimalik loomulikult mingisuguseid soodustusi teha ja üldiselt on nagu kõige kindlam viis on seltsil ikkagi see, et kui ka vabatahtlikke ei leidu, et siis määrata enda hulgast alati ja vilistuskogu hulgast üks inimene tööle sinna Eesti Rahva Muuseumisse, parem kui mitu, siis korralduvad kõik ülejäänud asjad iseenesest. Jumala tasuta. Küsimus on kindlasti selles, et kui ma tunnen, et ma tahan oma lippu näha, tuleb selline põhtune tunne peale. Noh, siis kuni muuseum lahti on. See tunne on realiseeritud siis kuni muuseum lahti on.
aga noh, kui me mõtleme nüüd, kui palju nii omad kui siis muidu toredad Eesti inimesed lipu ajaloo esimese siis 130 aasta jooksul mitu korda ja kui palju nad seda millisel perioodil näha on saanud, et siis see võimaluste ajaline hulk ikka suureneb väga pöörase arvul kordi nüüd. Et ikkagi sisuliselt iga päev 8 tundi on võimalik käia endasse seda püha tunnet sisse tõmbamas selle hulgas. Kas selline võimalus ikka jääb, et Hitler võetakse välja ja viiakse ikkagi kuskile välja näitamiseks? Loomulikult on see tehniliselt võimalik, aga selleks peab selts seda hirmsasti tahtma ja küsimus on, et miks see tahe peaks kuidagi tekkima. Minu isikliku maitse see ei oleks ja kahtlemata on kõvasid argumente säilitajatel ja ühesõnaga niisugused kaitseargumenti, et miks ei ole tema vintsutamine, transportimine ja kuskile päevavalguse kätte viimine põhjendatud. Et nii, et aga omanik võtab koosoleku kokku ja arutab, eks ole, kui tuleb selline tuhing peale, et nüüd peame minema ja näitama. Kuigi ma ütleks, et siiamaani nüüd viimased 20+ aastat, kui see lipp on meie valduses olnud, ei ole see initsiatiiv, et võtab välja ja hakkame kuskil teda näitama, ei ole ju reeglina olnud seltsi initsiatiiv. Välja arvatud see esimene kord, mis ta oli 94 või 95. Siis me tõime ta siia oma majja raamatu kokku ja eksponeerisime siin mõne tunni. Et kõik omad said näha, et see ei olnud mõeldud suuremale avalikkusele üldsegi. Aga edasi on olnud niimoodi, et on olnud teistel on kange vajadus olnud. Pigem. Nii et ma ei näe eriti seda ette, et seltsi liikmete hulgas selline õhin peale tuleks tingimata, viime kuskile. Et nende esinduslippudega, Otepää sõita kaarikutega, et sa ei tunne ju seal varda otsas, et mingi vahe on, kas on vanem kui uuem nüüd. Lõbus on igal juhul. Selline on praegune seis siis. Ja kui rohkem küsimusi ei ole, siis me ei taha ka midagi rohkem rääkida, et valmistugem siis selleks aprilli alguseks ja siis ma usun, et siis kui kõik, kes ei ole veel seda sõrmeotsa tunnet selle lipuga suhtes kätte saanud, et siis saavad, et siis toimub ka täitsa juba teise põnevuse või emotsiooniga arutelu.